täna on mannapudru päev ja hommikul on kell 7:46. Armastad mannapudru päeva, jah? No vot, veab siis sul. Marta ka ütles, et ta ei ole ammu saanud mannaputru, nii et ma teen teile kõigile mannaputru. Nad ütlevad, et ma olen ainus, kes teeb mannaputru, nii et... No vot siis, et keegi teine ei tee kunagi mannaputru neile. Aga ma ei tea, mannapuder maitseb lastele, nii et why not? Jube suur uni on, mõtlen ausalt. Malju peaks ka kohe üles ärkama, sest tal on mingi jube tihe päev täna. Ja siis Hugo äratas mind öösel lihtsalt 3 korda täna. Ma ei tea, mis värk tal sellega on. Aga minu üks trikk mannapudruga on see, et sellel tavalisele mannale loomulikult ma panen siis piima, vett, soola, võid, aga ma löön sinna sisse ka muna ja klopin selle ära, sest see teeb selle hästi nagu vahuliseks, hästi mõnusaks, teeb mõnusaks, et see on, ma hakkasin seda tegema mingi 5 aastat tagasi, kui ma esimest korda sain ühte Norra magustoitu ja seal tehakse ka sarnast asja põhimõtteliselt, et jah, ma näitan teile lihtsalt. Kui sa selle ühe muna siia sisse lööd, siis klopita siia lihtsalt ära sisse ja ta teeb selle kõik palju vahulisemaks. Muidugi natuke kollasemaks ka, aga see on imeline. Ma ei tea, selles valguses ei näe väga ilus välja, aga norrakad teevad siis samamoodi, klopivad selle muna sinna sisse, nemad panevad kardemoni, mina panen lihtsalt kaneeli, segan siia sisse tavaliselt kohe ja loomulikult natuke suhkrut ka ja peale väike moos. Nii, korras. Taldrik tühi ka veel. Sul on tõesti taldrik kohe tühi, ma vaatan. Sellest sa räägidki või, et see on see hea puder, jah? No võt. Ühesõnaga katsetage, tehke ka kodus oma lastele. Saate putru sööma nüüd. See oli hea. Malju täna kohvi ei tahtnud, tahtis teed, nii et mul tegin talle tee ka. See on muiduks väga hea tee. Pineapple on coconut. See meeldis kõige rohkem Maljule ka sealt Loidi komplektist. Algus ka hommik kohe jubedad tegutsemisega. Meil on nii palju pesusid tulnud pesust. Nii et Marta ja Lenda tulevad ise sorteerimas ja enda asju. Jah, Mari võib-olla tuleb ka täna koju, siis Mari saab ka sorteerida ja meie asju sa tead ja Mari ja Villu asju ei tea midagi. Nii, jälitan oma kaunist kaasa. Vaadake, mis täna müügile tuli. Oota. No näe. Mis minusugusel ikka muud välja tulla saaks. Ikka rahvale kasulik. Rahva inimene, jah? Kõik magavad ülejäänud. Okei, teised magavad, selge. Jah. Nii. Off I go. Off you go, musiroll. Ilusat päeva sulle. On ju? Aitäh. Tšau kaunitel. Tšau. Kas auto võtnud on auto? Jaa, auto käib ka. See kiik siin, see nurk oli full ära retsitud. Nii et ma pean selle ära lihvima, veel uuesti pahteldama ja siis saab ära värvida ka. Üks tore asi, millega ma siin tegelema pean, aga noh, tead, on nagu on. Mingit juraga taevast alla sadama, aga lumi see just ei ole. No, täna on nii märg, et ma mõtlen, ma kanu isegi just välja ei lase. Panen neil tule põlema, vaatan, et teil on süüa ja juua. Te tahate kõik õue joosta kohe või? No jookske siis. Kui see on teie soov. Nii. No, mis elu elate? Okei, nautige siis no elu. Jube on see siin kõik. Ma räägin, sügisel loomapidamine on ikka pöörane. Nii ligane, kõik on nii lägane. Mis te jälitate mind? Teil on süüa seal? Minge sööge. Sööge kõhud täis. Aga jah, korra mõtlesin, et tuleb lund. Aga ei tule siin midagi. See on jälle siin horrid, aga tead, teeme korda.
üks väga lihtne põhjus. Kui sa masinaga pesed, eks ole, siis see kemikaal, okei, see pritsib seal survega seda vett, aga teinekord see kemikaal jääb ikkagi sinna nõude peale. Ja mulle see ei meeldi. Ma ei tea, kui sa oled katsunud teinekord neid taldrikuid, kui nad ei ole täiesti ära kuivanud, eks ole, siis nad ongi sellised natuke nagu libedad. Ja seda käsitsi pestes ei juhtu, vähemalt mul mitte. Alati saad neid ära ka kuivatada, kui vaja on. Ja see ei võtnud kaua aega, ma ei tea, 6-7 minutit võib-olla see kõik tehtud siin, et oleks nii nagu vaja. Ja nüüd vaatame järgmist asja, mis mul edasi vaja teha. Ma pean kartulit keema panema ja siis ma teen mingi, ma ei tea, vorstikastme lastele. Täpselt nii nagu lasteaias süüa saab või koolis. Ja see ongi. Lõpuks nad läksid ka siit teleka eest ära. Läksid mängima või jumal teab mida tegema. Nii et vaikus on majas. Tuleb midagi anda süüa. Näe näiteks. Kapsast või oota, ma vaatan. Näe, siit anname talle natukene seda. Mitte palju. Vii talle natukene õini. Näe, anna seda ka talle. 2 hernest ka. 2 Ja vaata, kas tal vett on. Võid küll hernest tahad või? Tavai. Teate, see on jälle siuke teema, vaata alati räägitakse, oi, mis on naiste tööd, mis on meeste tööd ja see on mingi igavesti kestev arutelu. Ma olen varem ka ütelnud, see, kes on parasjagu kodus, minu arust selle inimese kohustus või ülesanne või nagu normaalse inimese puhul ongi see, et sa teed ära need asjad, mis on vaja. Näiteks pesin nõud ära, ja nüüd teen süüa lastele. Sellepärast, et kanad asjad nagunii on ja see on lihtsalt loomapidamine. Aga ma ei kujutaks ette, et ma olen päev läbi kodune ja siis, ma ei tea, istun telefonis või mida ma teen ja ootan, kuni mul naine tuleb koju ja siis kodu on kõik segamini ja siis ütlen, kuule, aga see on naiste töö. Et see ei käi nii ja teistpidi samamoodi, kui mees on päev läbi tööl ja naine on kodune, siis on naise asi hoida kõik korras. See on täiesti elementaarne. Et me peame lihtsalt käituma nii, nagu me oleme täiskasvanud inimene, nagu sa elaksid üksinda. Kui 2 inimest käituvad nii, nagu nad elaksid üksinda, et nad mõlemad võtavad selle mindseti, et ma pean hoolitsema kõige eest, mis siin on, siis on ju tegelikult väga lihtne kooselu. Väga-väga lihtne. Pole kummalgi seda pinget umbes, et oh my god, ma teen rohkem kui tema ja ta ei väärtusta mind ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Oot. Sellest suhtes seal tullast, mul on hästi nagu elastsed küüned, sellised paindavad. Käisin üle 4000 aasta Nautika keskuses, sest mul oli paari asja vaja. Käsin ja väsinud. Aga nüüd õnneks saab Liisa mind natuke varem vastu võtta. Et ma ei pea full mingi veel tund aega passima. Mul kõht tegelikult päris tühi. Aga mul jääb pärast ka auk sisse, kui ma teise juuksurisse lähen. Nii et ma arvan, et ma siis kraban midagi süüa. Praegu torman juuksurisse. Praegu just sain aru, et ma istun juuksuris, ma võin siia ka tellida endale süüa. Okei, lämbun ära. Kuigi Made küünetehnik andis mulle, issand kui ilusad need küüned on. Lavit andis mulle kommi, mis on ka tore, aga elus see ei hoia kahjuks. On mingi soolast vaja. Pikendusi panen ma ikka Liisa juures. Nii tore, et ta saab mind varem vastu võtta, ma ei tea muidugi, kas ta siin on üldse. No nii, ja nüüd on jälle, mul juuksed peast ei näegi. Ma näen välja natuke nagu pokus, mu juuksed on lõikamata. Aga aivle, ma olen ikka pikkade juuste jaoks mõeldud. Mis siis, et nendega on palju keberniiti, aga mulle meeldib. Aga ma pean nüüd juuksurisse ka minema, aga mul on üle tunni aega. Ja ma olen ka ühe Stockmanni kõrval, nii et ma ütlesin, ma lähen korra käin Stockist läbi. Ma ei saa öelda, mida ma siia Stockmanni otsima tulin, aga kindlasti mitte neid vaase ja lampe, mida ma juba vaatan. Oh my god, I have to look away, aga ma ei saa. Ütleme nii, et see Stockmannis käimine oli küll suht tarbetu, sest et esiteks ma ei leidnud seda, mida ma otsima tulin ja teiseks ma ei mäleta, kas ma ütlesin, et ma peaaegu 2 korda maksa oma auto parklas soodiks sõitnud. Need käänulised parkima minekud on horrific ja I don't want to do it. Aga nüüd ma olen lõpuks kohal, ma olen salongis, salongi kõrval ja lähme vaatame, siin pidi tasuta kokat pakutama, lähen kohe üle. Üks häkk, mis mul on alati, ma panen selle kuubiku ka siia sisse, sest see annab natuke kartuli ikkagi parema maitse. Soola ka loomulikult. Ja siis keema, muud midagi. Teeme kastmega valmis. Selle pesuehtse klassikalise vorsti johu kastmega siia juurde ja siis ongi korras. Kastega tehtud, no siin valgusesse ei näe väga isu äratab välja, aga teate, mida iganes. Lapsed, saate süüa nüüd kartult ja kastet?
see ära, kas see on okei või? On nagu kooli ja laste söökla või? Toit? Kooli omad on halvad või? Juba see kodus saab komisjoni. Okei. Väga fancy. Kohe, welcome to my vlog. Vaata, mis ma tõin sulle. Mis sa tõid mulle? See on, sa oled esimene, kes selle sai. See on suht ainuke vist praegu. Mul ongi tegelikult paha Saad- olla laupäevas. Meil oli jõulupidu. No. Kõigil on väga kurvad näod peas. Kõik saavad tarbima hakata siin teile salongi peale. Seal on õpetus ka, kuidas peole minna, jah? Nii, ma kohe lähen vaatan. Sainat lubab. Ikka lubab. Nii, see on siis see, millega me praegu tööd teeme. Pärast on parem, ma loodan. Need sain ka nüüd, ma ei tea, kus need tal täpselt käivad, aga kokku ma tal lappisin. Saab selle põhimõtteliselt tühjaks. Natuke veel minna. Suures plaanis ma olen täna nagu korralik koduperenaine siin olnud. Vot nii. Vot see on siuke töö, et kui mees mõnikord seda teeks, siis tal hakkab teinekord tänu avaldama oma naisele selle eest, et asjad on pestud, pakitud ilusti. Okei, pakkida või pesta saab ka igaüks ise oma asju, aga kui sul on hunnikute viisi asju, mis on vaja kokku lappida ja kappidesse panna, siis see on tänuväärt töö, kui seda sinu eest tehakse, ma ütlen ausalt. Nii et aitäh Maljule, et ta seda tavaliselt teeb. See on ka vaikselt valgeks läinud. Mis te kogunete meil siin sõbrad? Kogunevad kõik. No eks see siuke mingi plöga. No, viskasidki, jah? Kärsasid juuksed ära või? Ei, lihtsalt. Palav hakkas, jah? Anna, ma katsun. Jah, soojaks läks lihtsalt. Väga soojaks. Jah. Vaadake, Andrei ei suuda must nagu päevagi eemal olla. Ta on nagu iga päev mullu, millal me näeme. Palun ütle. Ma ei tea, kellele sa nagu valetad seda. Kas ma tõmban chati lahti või? Täna ta oli mingi palun ära, mine ära, enne kui ma siin näen. Ei, ma ootan näitus. Ei taha näha su valesid. No vaadake mind. Looking fine. Ma ei tea, miks ma nii rääkisin just. Ilus, nüüd saab koju minna. Mida sa jaurate siin? Ma olen nii õnnelik, et mu kallis naine jõudis koju. Ma näitan oma küüsi ka siis, või sa kindlasti ma näitasin 1000 korda. Väga ilusad. Väga ilus. Jaa, väga nice. Aga me tegelikult mängime mängu. Aga meil on siuke mäng, meil on magnetid, ta jälle TikTokis nägi seda. Ja siis sa pead selle ringi sisse hakkama magnetid asetama. Ja need, kes kokku tõmbavad, siis see peab endale võtma, kelle rohkem on, see kaotab. Jah. Nii et mängime. I'm scared. You should be. Raske on filmida samal ajal sättida neid siin. Oh my god. Lükkasid eemale. Lükkas eemale hoopis, jah. Mul ei ole kohta ju. No. Jesus Christ. 3 tükki ka veel korraga, Jeesus. Jeesuse vastu mulle ausalt. Oi, sa said heasse kohta panna. Okei, mul ei õnnestu siin pääseda vist. Jess, sain koha. See on ebaaus, nüüd mina hakkan kogu aeg saama. Mul ei olegi enam, mul on ainult need. No. Siit hakkangi uuesti neid panema, või? Jah, kõik tuleb ära panna. No need on need, mis mul kokku läksid oma. Kellel enne käed tühjaks saavad, see ongi võitja. No. Need ka? Need ka, jah, tõesti. Või oota, ma ei tea, kas need ka. Need läksid eraldi. Aga ikkagi läksid. Ma ei tea, okei. Sest äkki see magnetvälli kuidagi toimibki niimoodi. Ei. Nii. Mida kuradit? Mida kuradit? Mitu sul on? 1. Oh my god, ma pean tehniliselt väga heasse kohta selle.
I won. Palju õnne. You lose. Omalt poolt ütleb, et nii kui Molli uksest sisse tuli, mul tuli siuke rammestus ja siuke väsimus peale. Ma ei tea, mis minuga juhtus. Aga mul on vist see tunne praegu, et ma ei pea enam üksinda vastutama majatäie laste eest. Aga jaa, päev ei ole kaugeltki läbi. Meil on nii palju asju veel teha ja ajada, et jumal olgu armuline meile ausalt. Tead ausalt öeldes kogu see asi, mis mul siin toimub, need eakate pakid on nii overwhelming. Meil on siuke tunne, et esiteks meil on vajavad neid hästi suuri kingikotte. Aga need hästi suured kingikotid ikkagi ei ole piisav, sest et sinna võib-olla mahubki umbes see, siis eraldi äkki raamat mahub siia kotti. Need karbid, Euroapteegi karbid, me saame ju lihtsalt ära pakke paberi ümber panna. Mati karbid tulid juba niikuinii kinkekarbis. Ma ei tea, kuidas need mõnnakad tulid, need tuleb vaadata. Muidu, aga miks me ei pane siia Euroapteekidesse sisse neid väiksemaid asju siia peale nagu? Mis väiksemaid asju? Näiteks siit on need, on. Aga need on juba ilusas kotis. Need saab ju lihtsalt anda niimoodi üle. Okay. Vaatan, kuidas need mõnnakad tulid. Ja vaata, ma pean need ju ära ka jaotama, et kellele oli telefon, kellele oli see kinkekaard. Jah, seda küll. Jaa, ei, nendes... No vaata, tegelikult need tulid... Need on ka ilusad täitsa nii. Jällegi üks suur kinkekott on ju. Need on meestele, see on nende naised ja veel 2 naist, aga siin on mingid asjad veel. Ma ei saa aru, mis asjad need on. Need on lihtsalt mingid rätikud ja mingid kotid või? Kas see käib siia sisse või? Äkki käib? Vaat ja, ma panen lihtsalt kaasa. Ja siis on veel ringspaad või? Ja 2 ühele perele ja 1 naisele läks see, aga see oli nii armas. Mati saatis need meile kingitusele. Ma tahtsin osta neid, aga ta ütles, et kui need lähevad hea tegevuseks, et siis ta annab niisama, mis oli väga-väga nice temast. Ja minu meelest need peaks olema kinkega pakis, vaatame kohe. Lahti. Jah, näed, need on ilusti. Oi, väga äge. Jah, väiksed kohvrikesed. Näe, see on samasugune nagu meil. Jaa. Siis 4 peret. I love this one. Näita korra uuesti. Need on kõik erinevad. Siuke. Jaa. Siis roosa. Siis... roheline Vau, see on ka väga äge, mulle meeldib see. Ja siis siuke halli ja sinisega. No, väga kihvt. Kõik on väga ilusad. I love it. Mõtlesin kastid siit välja. Näeb natuke ruumi. Tore on see, et vaata, kuna me Euroapteegiga teeme seda tervisepakikest, siis ma küsisin, et kas ma saaks nende kaudu mingi väikse kingituse ja nad panid literali igale perele 264 € väärtuses paki kokku. Et nagu nii armas, siin on isegi vererõhuaparaat, siin on erinevaid vitamiine, siin on silmatilkasid, siin on liigeste kapsleid, magneesium, dušikeel, hambapasta, ninarohtu, vitamiin D-d, nagu köha neid komme. Nii äge. Nad tõesti... Üliäge ikka. Üliäge, väga-väga armas. Ja nad on nimelised... Oi, ma ei saa nimesid näidata. Nad on nimeliselt pannud siia kaasa. Nii cute. Väga armas ausalt. Okei, nende nimed on ka nii cute. Okei, kui ma eesnime ütlen, see ei ole, ma arvan, isikuandmed. Laine ja Ennu. Wow. Nii cute, I love it. Kuule, see teeb palju lihtsamaks, sest siis ma näen selle järgi. Jaa, ta ütles mulle ka, et neil on nimed peal kõik. Siis Laurel, siuke pood on olemas, saatis neile kõigile siuksed washclothid, muuseas need soovitatakse TikTokis kogu aeg. Ja siin on üldse igasuguseid hästi palju mingid pesuvahendeid ja šampoone ja siukseid teemasid, mis ma arvan väga hästi kuluvad marjaks. Siis ma tellisin neile... Ma ei tea. Siin on igasugust kraamid. Siis ma tellisin neile mett. Ja siis Made by Mami poolt siis meestele siuksed mütsikesed ja naistele siuksed valged komplektid, et meeste omad kahjuks ei
meestel ei lähe nende tehtud kindlad kätte. Ja siis, nagu ma ütlesin, tekkpadi, voodipesu, telefonid, munnakad. Ja siis homme lähme ostame need suured kingikotid ja siis ostame neile jõululauale ka, et ma arvan, et verivorsti, kapsast, liha, puuvilju, kommi. Tead? Jõuluasju. Jõuluasju. Sülti. Ja lähme, sülti loomulikult. Ja mõtle parima see, I love shopping. Ja nüüd ma I can go crazy, sest mul on 6 inimest, kellele shopata, nii et I love it. Oota, üks asi veel. Kati Niitlaan saatis siuksed raamatud kõigile. See on tore, raamatut on tore sirvida. Prouadel on öelda. Nii. Põhiline on nüüd tehtud, nüüd tuleb pakkida ja ma ise arvasin alguses, et ma ei saa neid ise kohale viia, aga see sotsiaaltöötaja ütles, et viime koos. Nii et homme siis ma ütlesin talle, et ma mingi ühe paiku helistan talle, et 9 peab meil olema siis shopatud ja pakitud ja kõik autosse topitud. Tead muidu või? Äkki on kergem kullerdada kõik toidud? Ei, sellepärast, et kulleriga kunagi ei tea, millal kohale jõuab ja kas jõuab. Ma tahan ise. Tavai. Siis ma näen poes, äkki ma tahan midagi endale ka. Üks vana jäi lihtsalt magama. Ärge teda siis üles ajaga, las ta puhkab, enne. Ei, päriselt, las ta magab. Vaesekene. Väsis nii ära. Ma tulin korra veel Prismasse, et eriti suured kinkepaki tõsta. Ja siis, mis ma veel pidin võtma? Kohe vaatan oma menüüst. Näete, saime Matsimuka pakid kätte. Üks mu follower kirjutas, et nad tellisid töö juures töötajatele pakid ja pakke tuli natuke rohkem. Nii et nad andsid igale perele ühe jõulupaki ja näete, siin on verivorsti, siin on jõulupraad, siin on ahjuvorste, siin on isegi trühvlisalami ja pasteet. Nii et jälle on selgeks tehtud, mul on kõige nunnumad followerid. Nii, lugu on nüüd selline. Vaadake, Anne Veski juuksed on nii mustad. Ja viimane kord, kui ma kana pesin, siis ta suri ära. Aga see ei olnud sellest, et ma teda pesin, ausalt. Nii et ma pesen ta ära, aga ta jääb täna õhtuks tuppa. Saaks ilusti ära kuivada, sest et no see soeng on... Keegi on teda pähega löön nokaga. Kes see sind lõi? Kes see lõi sind? See on ebanormaalne. Ma peseme su ära. Nii, hakkan pesema. Vaatan, mille vesi soojast on. Anne, rahu. Anne pea on täiesti katki, keegi on nokkinud seda. Nüüd vaja küll pesu tagada. Vaata, pead on väga raske pesta. Ja sa ei taha silma lasta. Ma ei taha teda silma lasta. Ja haigesse kohta teha. Jah. Teed üldsegi ta silma trikki. Sorry. Oi, teda on ikka klobitud siis jälle. Jaa, Anne ei tohi olla uuesti, saab peksa nii kõvasti. No siis ta hakkab üksinda elama seal tehnoruumis. Ja hoia niimoodi, et ma saan su pead tõsta. Ma ei taha, et tal nagu silma läheb, vaata, jah. Oota. Ma vaat nii, kallata tahapoole ta, vaat nii. Nagu lastel. Võesid kene. Teest üks suur vaat. Nii. Korras jah? Vaat elus või? Kõik on okei sul. Lämbub või? Kas tal on üldsegi silmad? Ei, kõik on hästi olnud. Ta lihtsalt on natuke närvis ja kurb. Jaa. Miks ta siukest nägu teeb? Ta maitseb vett. Joo. On nalja. Chicken and KFC. Jah. Nii. Nii. Kõik on hästi, kõik on hästi. Juuksed ka, vaata, teeme see juuksed. Juuksed. Kes hakkab nüüd tulema? Natuke oota. Nii. Tegid silmad lahti, kõik on hästi. Peame see pea ära kuivatama. Ei, maasikatest me teeme muffineid veel. Üks ei ole hea võtta näitab. Ei, ärge võtke praegu. Me teeme muffinid tehaks. No, kuidas on nüüd? On parem? Vaata, kui ilus sa oled. Sul on ilusti juuske ja valge soeng nüüd jälle. Ja.
jah. See ei ole vajalik praegu. Ühesõnaga, Anne on pestud, ta on kuiv. Ma ei saanud juuksid täiesti puhtaks, aga ma ei saanud talle seda seepi silma ka väga ajada, nii et dramaatiline, aga tehtud. Jah. Toituke. Nii ilus oled, on ju? Näite kõigile oma silmi. Vaadake parem ta küüsi. Vaadake neid küüsi. Nüüd tahaks ära lakkida. Oot, siis oleks daam. Aga ei, ma ei laki. Lähme nüüd tehnoruumi. Istu, istu. Kas sa... Oota. Kas me võime... Anne! Küünista mind. Nii. Kana saab transportida niimoodi, see pakitab kokku. Seda ei saa rapsida. Nii, et lähme. Taimevärk küll ei saa töötada selle niimoodi. Proovime edasi. Proovime jah. Lühkige. Marta on üldse õnnelik täna. Aga näed. Ma olin nagu... Kuna ma ütlen teile, et oota, ma korra teistlen, mina on seal ja et ma praegu kukusin maha. Ma mõtlesin oma peas ja ma ütlen, et kuna ma ei saanud õiget, siis ma olin nagu aidake mind ruttu. Ja Karis, appi tulge, aidake keegi. Siis ma tulin vaatama, siis vedeles telefon maas. Nii, meil on töö tegemine ja Marta peab appi tulema muffineid tegema. Sina võid selle lahti teha ja panna muffini vormi sisse. Laps tööjõud täies mahus. Nii, kas paneme maasikaid ka sinna sisse? Kas see on jah või? No. Tule maasikas korvile. Ma praegu nagu luulu pärast, et mina ka ei arva, kas ma väga tahan minna. Jõulupeole või? Jah. Kus sa siis lähed? Issi juurde. Ei saa. Siis ma lähen bussiga. Bussiga kuhu? Issi juurde. Sa oled tõesti üks piinatud laps. Ei. Lihtsalt piiratud ema. Ja köögipõrandal sööb Anne Veski keedukartulit ja Miila sööb tema jäänuseid. See on looduslik sümbioos. See on väga aus, jah? Miila, see on suurkartulitükk, see on kanale. Ei, Marta, sa ei söö tervet toigent ära. Ma ausalt ei saa aru, kas ma olen loll. Ma üritan kokku panna sellist, nagu saad aru küll, on ju. Ja siin on 4 juppi ja ma ei saa aru. Ma ei saa aru, kuidas seda kokku pannakse. Kas ma olen nii loll? Kuidas see siia kinni peaks jääma? Sest kõikidel taldrikutel on auk. Aga siin ei ole auku. No ütleme, et kui ma panen nii. Ma ei saa aru. Ma lihtsalt ei saa aru. Mis asja? Mis asja? 1, 2, need on ühe suurused. 1, 2, kõige all on sinine. Kuidas sinine kõige all saab olla? Ühel pool ei aukugi. Oh my god. Kuidas see loogiline saab olla? See ei ütle mulle mitte midagi. Ja ma pean niimoodi tegema. Ja paneme siia kruvi läbi. Aga ühel pole ju auku. Kas ma... Okei, ma panen kruvi läbi. Davai.
vaatame, mis siis saab. Ma ei tea, kas ma olen mina loll või milles asi on. Kruvikeere ei ole selleks olla. Ma reaalselt võtan praegu aega, kaua mul läheb selle valmistamisega. Okei, mulle tundub, et see üks taldrik on lihtsalt taldrik. See ei peagi olema osa sellest. Nii. Mis asi see veel on? See on nagu siuke serveerimis asi. Ups. Kas see nii suureks selle? Jah. Vaatame, mis me siia peale saame ägedat panna. Ma lootsin muffinit siia panna, aga muffinid on natuke väiksed selle jaoks. Või suured, natuke liiga suured selle jaoks. No see tass on liiga suur. Ei, see käib siia. Tass. Siia üles, ma arvan, on hea mingid pähklid panna. Siis olla suuremad asjad. Näete. Kas sa tegid sinna alla augu või? Ei, ma ei teinud, see oligi siuke. Kuule, aga äkki ma saan ka muffinit siia peale panna. Siis oleks täitsa ilus. Oota, sa tegid... Ma arvasin, et me tegime need valged, mitte. Me tegime, aga ma natukene kõrvetasin need ära. Läksid natuke liiga pruuniks. Aga pole hullu. Süüa saab ikka. Oih, üks läks katki. Ups. Ma ei ole just nagu mingi eriline küpsetusqueen TVH. Aga... Tahad selle ära süüa? Söö rahus. Palun. Jäi. Seest on normaalne. Seest on valge. Kurat, ma jälle hüppatki. Ups. Ja vaadake, ta näeb välja nagu šokolaadimuffin, aga tegelikult on... Ma vaatasid seest seda lõga nagu. See on maasikas. Jah. Korraks mõtlesin, mis asi see on. Nii, aga nüüd on loo moraal, kuidas ma siit neid kätte saan. Mu lemmik on see, et Märten pidi poole rilsi pealt minema lapsi Märjamaale viima. Ja nüüd mu kõik on valmis, on ju. Aga ma ei saa seda ise edasi filmida. Ja lisaks ma rilsis näitasin, kuidas saab sooda ja sidruniga panni puhtaks. Nii, et ma töö nimel küürisin täna. Ma niimoodi panni, et mu käsi värik, nagu ma tunnen, issand, see on lihastes. Holy shit, teine ei ole. Aga ma ei teadnud, mis ma teen. Mõtle, kui mu riilsi lõppu oleks selline, et no davai ja näete. Sai muffinid valmis ja thanks, Märten pidi ära minema, aga ülikool. Ma ei tea, kas see on normaalse inimese tehnoruum, aga siin on lihtsalt bunch of jänesed, kass, kana. Aga ma otsin tegelikult ussikesi. Kus need on? Vaata, need kanad on ka kinni panemata. Lumi on maha tulnud, Jesus Christ. Ma viin neile hurmaad. Tere, Miila. Issand, ma olen nagu õudusfilmi algus praegu. Loodan, et mitte õudusfilmi lõpp. Noh, tibud, vaata juba õrrel või? Vaadake, ma tõin hurmaad. Keegi soovib? Okei, sa ei pea hüsteeriasse minema. Ma lihtsalt pakun teile midagi head. Sina ikka tahad? Tubli. Kes tahab, peab ise maha tulema. Nii külm, ma panen tule ukse kinni, vaata. Oi, sina tibu oled siin üksi või? Kas sina oled üksi? Oi, vaesekene, tule siia, tule emme juurde. Tule. Joo, tule. Tule siia. Tule. Kas lähme tuppa või? Lähme tuppa. Joo, kas sa ütlesid joo või? Joo. Mis sa siin tuiad? No, nupsik. Oi, sa oled natuke johe. Mida hammustad mind?
ma katsun su jalgu, kas su jalad on soojad? Jalad on soojad, tubli oled. Miks sa nii teed? Nostik. Kas sa solvanud või? Hurmaa läheb kõigile peale, ma vaatan. Kellel on nokad hurmaased siin. Njom. Kas keegi teil mune on täna vaadanud või? Ossa jutt. Literally. Tahtsin näidata, et ma võtsin full sitase muna ja panin endale tasku, aga nüüd ma ühtlasi lõhkusin ühe muna ära. Mis sita. Nagu reaalselt see muna oli mu taskus.